meie kool on Tartu Rahvusvaheline Kool ja tegelikult me nüüd kevadel lõpetame oma 20. õppeaasta, nii et kool on 20 aastat vana ja alustasime siis 2001. Rahvusvaheline kool, see tähendab, et õpilased tulevad üle maailma erinevatest riikidest. Nad tulevad meile erineval ajahetkel, on ju, et mõnikord tullakse sügisel, mõnikord tullakse, ma ei tea, novembris, siis tullakse jaanuaris ja ära minnakse ka, et see on kõik seotud nende perede mobiilsusega. Ja kevaditi on ka umbes 30% nagu meie lastest vahetub. 9. klass lõpetab niikuinii põhikooli, aga ka need pered, kes olid eelmisel sügisel alustanud, nagu tihti kevadel lähevad näiteks töö või elukorralduse tõttu välismaale, et rahvusvahelisele koolile tüüpiliselt on selline pidevas muutuses see kool. Me ei vali lapsi, et kui laps soovib meie kooli tulla, siis ta on teretulnud, et meil on igasuguseid lapsi, meil on erivajadusega lapsi, meil on lapsi, kes on akadeemiliselt väga andekad, meil on lapsi, kes ei kõnele ei eesti keelt ega inglise keelt. Meil on lapsi, kes on tõesti igasuguseid lapsi, nagu igas Eestimaa koolis. Ja need alustavad ka kooli väga erinevates vanutetes, vahel on 6, vahel 8. Ja tõesti, et see on hästi suur erinevus, et üle maailma on koolisüsteemid erinevad ja meile tulevad siis need erinevad koolisüsteemid kokku või meie peame kuidagi siis teisendama need erinevad koolisüsteemid Eesti koolisüsteemile vastavalt ja vaatama, kuidas ja kuhu klassi need lapsed sobituvad. Me ei testi nagu ühtegi õpilast, kes siia tuleb. Me ei eelda, et nad oskavad inglise keelt. Samas on meil ka näiteks inglise keelt emakeelena rääkijad, nii et võib nagu ette kujutada, et sul on üks klassikomplekt, kus nad on erineva nagu kultuurilise taustaga, erinevas võib-olla ka natuke vanuses, erinevaste ootustega ja ka sul võivad olla inglise keelt emakeelena rääkivad lapsed ja need, kes tõesti ei oska ühtegi sõna veel. Ja siis meil on ka iga aasta alguses testperiood, kus me vaatame, et kas see laps sobitub selle klassi tasemega ja vajadusel me saame siis korrigeerida, et nihutada seda last siis kas klassi võrra ülespoole või allapoole, et ta sobituks akadeemiliselt võimalikult hästi, aga kindlasti sama hästi ka sotsiaalselt, et sotsiaalsete oskuste poolest oma klassikaaslastega. Ja võib-olla nagu, et see sõna nagu testperiood, et see ei tähenda, et me neid testime, et pikem jah, et me nagu vaatleme, et see on nagu selline vaatlusperiood, mille jooksul õpetaja ja perekond teevad omavahel hästi tihedat koostööd, et aru saada, kas lapsele just see klassikollektiiv, see grupp on nagu kõige parem koht. Et tegelikult see vastuvõtt algabki sellest, kui esimene samm on see, kus lapsevanem võtab kooliga ühendust, tavaliselt see on e-maili teel või siis helistatakse ja ütleb, et me tuleme Tartusse ja meie pere otsib oma lapsele kooli. Üldjuhul jõuab see meil minu postkasti. Ja siis mina palun perel täita sellise elektroonilise registreerimise vormi, kus ta siis kirjutab lapse täisnime ja sünniaasta ja nii edasi. Ja sealt siis järgmine samm ongi see, kus me lepime kokku individuaalse vestluse perega, see on praegusel ajal hästi palju on videoteel. Esimene on siis lihtsalt ütleme, et registreerimisvormi täitmine, teine on päriselt nagu perega kohtumine ja see esimene klassi paigutus ikkagi lähebki selle sünniaasta kaudu, mis sealt tuleb. Väike erisus on siis, kui see laps tuleb Eesti süsteemist. Et siis on nagu võimalik, kui ta on 7-aastane, siis ta läheb esimeste klassi, et ei lähe nagu teise. Aga kui ta tuleb, ma ei tea, me ütlemegi seal, Hispaania, Inglismaa või Suurbritannia, ma ei tea, Kanada, siis me ikkagi vaatame seda sünni kuupäeva ja selle järgi läheb oma ealiste klassi või võib-olla seal aasta on nagu üles või allapoole, aga ikkagi, et on kindlasti nagu oma ealistega koos. No, ma arvan, see sotsiaalne pool on väga tähtis, et ikkagi see
et need 1 aasta selles vanuses on väga suur nagu vahe selles akadeemilises ja sotsiaalses arengus. Et ta on ikkagi oluline. Et sotsiaalne heaolu on kindlasti väga oluline, sest et kui laps ei ole õnnelik, siis ega ka laps ei saa õppida, et ta sobituks sinna keskkonda ja klassikaaslastega. See on kindlasti väga oluline. Aga ka loomulikult akadeemiline areng, aga see on kindlasti on koostöö ja arutelud, ütleme, Kristiga kui koolijuhiga, kindlasti klassijuhatajaga, aineõpetajatega, vanematega, et see koostöö on aasta alguses hästi tihe, et just leida see parim lahendus sellele lapsele ja sellele antud perele, et mis on kõige parem lahendus. Ja olen kuulnud küll selliseid lugusid, kus pannakse 6. või 7. klassi noormees 3. või 4. klassi lastega ja tegelikult mis sealt tuleb, et kui õpetajad siin rääkisid sotsiaalsest arengust, siis ütleme sellise eelteismelise arusaam nagu nendel on ikkagi täiesti teised vajadused kui 3. või 4. klassi lastel ja sealt ikkagi tekib selliseid arusaamatusi ja konflikte, mitte isegi ei saa öelda nagu rahvuspõhiselt või kultuuritausta põhiselt, vaid tegelikult need probleemid tekivad sellepärast, et lihtsalt nii erinevas vanuses inimesed on pandud nagu kokku, ma ei tea, kehalise kasvatuse tundi või õues mängima, et kindlasti nagu eri vanuses lastel, eriti kui on ikkagi need vajadused on nagu sotsiaalsed ja gruppi kuulumise vajadused on väga erinevad. Ja kui siin nagu mainiti, et Marika ütles, et akadeemiline pool on ka hästi tähtis, siis ma olen väga nõus, sest mõnikord võib tulla tõesti see 7. klassi laps ja oma akadeemilisel tasemel ongi ta nagu 3. klassi tüdruk või poiss. Aga siin ikkagi tuleb siis läheneda individuaalse õppekava järgi, et me aitame siis kaasa nagu seda aineoskust individuaalse õppekavaga, mitte ei arva, et 3 aastat või 4 aastat allapoole paigutamine kuidagi nagu akadeemiliselt selle lapse nagu tulemusi parandaks, sest sealt tulevad hoopis teised nagu probleemid, teised küsimused. Isegi kui mõtelda õppematerjale, siis see, mis sa annad, on ju 7. klassi, ma ei tea, tüdrukule või poisile ja see, mis sa annad 3. klassi lapsele, need on täiesti nagu öö ja päev, kui ühes on seal on ju, ma ei tea, lepatriinud ja seened, siis teisel on seal võib-olla juba mingi, ma ei tea, sotsiaalmeedia või hoopis mingi popkultuur, hoopis mingid muud asjad. Et seega konteksti mõttes ei ole tegelikult kuidagi akadeemiliselt nagu, ma ei tea, stimuleeriv või. Ja mul on tunne, et jah, et kui seda akadeemilise, ütleme, oskuste põhjal seda klassi alandada, siis tõesti maksimum on 1 klass allapoole. Et see on see, mis mängib välja. Aga muudel juhtudel ongi nii, et kui õpetajana sul on aine eesmärgid on siin, et sa pead sinna minema ja laps on siin, siis ongi, et kas sa teedki individuaalse õppekava ja tegelikult kui laps on näiteks ei kõnele sama keelt, siis loomulikult on see õppimine raske, aga võtadki need samm-sammult ja kogemus on näidanud, et vähemalt meie kooli põhjal, et need lapsed, kes siis on väga erinevad sellest oodatust, et nad tegelikult võtavad järgi. Et see vahel kindlasti 1 aastaga jõuab lähemale, aga ma ütleks, et 3 aastat ma hindaks on vist niisugune selline pikkus, et nad ikkagi see akadeemiline tase ühtlustub. Loomulikult need 3 aastat tähendab õpetaja jaoks sellist intensiivset tööd ja individuaalset lähenemist, seda kahtlemata. Aga ma arvan, et lapse jaoks on see kindlasti parim lahendus. Ja kui vaadata Eesti võimalusi, siis tegelikult Eesti riiklik õppekava on ju hästi paindlik selles suhtes, et ta annab kooliastme raames väga palju õigust õpetajal otsustada, et kuidas sa selle individuaalse õppekava teeb, mida ta täpselt sooritab ja samuti see tugistruktuur, et on olemas igasugune, kui õpetaja jääb hätta ja kui ta näeb, et see laps tõesti ei edene nii palju, kui oli, ma ei tea, kui oodati, siis on need näiteks Rajaleidja keskus või on tegelikult spetsialistide võrgustik on täiesti olemas, kus saab nagu abi küsida individuaalse õppekava, ma ei tea, loomisel, järgimisel ja selleks
riiklik õppekava annab väga vaba võimaluse, et me ei saa öelda, et ma ei tea, riik kirjutab ette, mida ta peab kindlasti oskama, see ei ole nii, et tegelikult riiklik õppekava on väga paindlik. Seda on imelik vaatada, kui need lapsed tulevad esimese ja teise klassi, kes ei räägi ühtegi sõna inglise keeles, et nad õpivad kirjutama, rääkima inglise keeles 1 aastaga. Tihti on niimoodi, et neil on mingi selline mentaalne blokk, et neil on väga raske, nad ei räägi, nad ei kirjuta ja siis tuleb mingi arenghüpe või et nad lähevad selle vaheaega puhkus, lähevad ära, tulevad tagasi, rääkivad väga ilusasti inglise keelt. Et seda on väga nagu vaimustav vaatada. Eks on kõik on nii erinevad, osa hakkab kohe rääkima, kohaneb, see on nagu vaikselt sammudega õppib, aga osa on väga kinnised ja ma olen märkanud, kuidas Maariga nendega nagu individuaalselt tegeleb, et seda on ka nagu väga tore vaatada, kuidas ta ikka toob selle oskuse sealt välja, et osa lihtsalt paneb need mingi pidur, et nad panevad kinni, et nad ei taha või nad tuleb paaniga, et ma ei kujutagi ette, kuidas see tunne, et sa oled 7-aastane, sind visatakse klassiruumi, kus keegi ei saa sinust aru ja sa ei saa teistest aru ja siis sul peab seal istuma niimoodi, et see on ikkagi see esimeses ja teises klassis eriti, et ma austan neid õpetajad, kes ikka sellise nagu põhi ütleme hirmudega tegelevad. Sügisel meil on sügisel 2 üritust alati, et esimene on selline kooli aastasse sissejuhatav päev, kus me kutsume kõik lapsed ja kõik vanemad, kus tunde ei toimu. Õpilased lähevad siis oma õpetajaga klassidesse, saavad omavahel tuttavaks ja vanemad siis on sellisel infokoosolekul, kus siis me räägime praktilistest asjadest ja samuti nad saavad omavahel tutvuda. Et see on meil augustis, enne kui siis kooliaasta ametlikult pihta algab. Siis on kindlasti see avaaktus, kooliaasta avaaktus tänu Covidile. Me teeme seda nüüd juba mitu aastat ainult õues ja see on iseenesest hästi tore samuti, et kaob selline siseruumi kuidagi pingutus ära, et kui vihma sajab, siis me olemegi võtnud telgid ja inimesed tulevad õue, on koolihoovis ja on väiksed nagu laulud ja esinemised ja on selline rõõmus tunniajane koos olemine ja kooliaasta avamine. Ja eks on näha, et neid lastevanematel on ka, et nad tulevad siia välismaalt, siis neil on ka vajandus, neid nagu see suhtlemise vajandus on suurem kui äkki eestlasel, kes juba on kõik, ma ei tea, vanad sõbrad, kõik koolisõbrad olemas, aga need tulevad, ongi niimoodi, et need vanemad ka tahavad tahavad tutvuda teist, nad tahavad õpetajatega tutvuda ja tahavad teiste lastevanematega tutvuda. Ütleme, algklassidesse tuleb uus õpilane, kellel puudub siis ühine suhtluskeel õpetajaga, siis loomulikult see on õpetaja jaoks väga suur väljakutse. Ja ma arvan, et sellisel hetkel on õpetajal olulisem olla, ütleme, inimene kui õpetaja. Et kindlasti kas või täiskasvanuna, kui kujutada ette, et ma ei tea, mina satuksin Hiinasse kuskile keskkonda, kus kõik õpe toimub hiina keeles, ma ei tunne mitte ühtegi inimest, see kultuur on võõras, toit on võõras, siis see oleks väga suur stressiolukord ja tegelikult sellel väiksel inimesel on täpselt samasugune stressiolukord. Ja mida mina vajaksin, oleks see, et keegi lihtsalt naerataks mulle, üritaks must aru saada, toetaks mind, kindlasti ei oleks vaenulik, siis ma arvan, et see on ka see, mida see laps esimestel päevadel vajab, et tal on õpetaja, kes talle naeratab, tal on lapsed ümberringi, kes on toetavad ja esimestel päevadel see ongi tegelikult kõik, mis õpetajana teha saad, et aidata sellel lapsel kohaneda graafikuga, et nüüd me lähme kehalisse kasvatusse, nüüd me lähme muusikasse, nüüd me lähme sööma ja need paar päeva lihtsalt niimoodi toimetada. Ja ma arvan, et mingid akadeemilisi eesmärke esimesteks päevadeks kindlasti ei ole mõtet seada. See, mis võib vahel aidata, et see oleneb lapsest, et mõni laps on äärmiselt ärev ja häiritud võib-olla sellest, et ta ei saa absoluutselt ennast väljendada, siis selles osas saab pere näiteks toetada, et on tulnud lapsed, kellel on näiteks olnud niisugune väikene raamatuke, kus on sellised põhivajadused piltidena olemas, et ütleme, et mul on vaja
tualetti minna, siis on tualetipilt, et siis ta saab õpetajale näidata, et tal on nüüd vaja minna või mul on kõht tühi või ma olen väsinud. Et see on selline asi, mida näiteks saab vanematega eelnevalt läbi rääkida ja laps saab seda siis ütleme pildisõnaraamatut kaasas kanda. Kindlasti toetab ka see, et ütleme, et ülejäänud klass peab olema valmis oma uueks klassikaaslaseks, teadma, et ta tuleb, võib-olla teadma midagi taustsüsteemist. Kindlasti aitaks, kui õpetaja aitab lastel mõista seda positsiooni, milles see uus õpilane on ja aidata lapsi mõista, et millist tuge ta vajaks, et ja kui oluline on olla sõbralik ja toetav selle uue lapse suhtes, et ja lapsed on selles eas väga-väga mõistvad. Kõige olulisem kindlasti on õpetaja enda suhtumine, et kui õpetaja suhtub sellesse uuesse lapsesse, no ütleme, et tegelikult on tüütu, et ta siin on ja minu jaoks see tähendab väga palju lisatööd ja ma tegelikult üldse ei tahaks, et ta siin on, sellepärast, et mul on mingi laps, kes ei räägi eesti keelt ja no üldse, kui õpetaja väljendab seda, ta ei pea seda otse välja ütlema lapsele, et sa oled imelik või sa oled teistmoodi, aga noores vanuses lapsed loevad emotsioone väga hästi. Ja ongi, et kui tuleb klassi täiesti teistsuguse välimusega kultuuritaustaga laps ja ütleme, see klassikollektiiv vaatab, mõtleb, et oi, et teistmoodi, siis kuidas need lapsed reageerivad, ongi täpselt nii, nagu õpetaja reageerib. Nad peegeldavad neid emotsioone, nad peegeldavad seda suhtumist. Et ma leian, et kõige alus ongi see, et õpetaja suhtumine peabki olema, et nii tore, et sa tulid, sa oled nii teistmoodi, see on nii põnev. Meil on ka sinult palju asju õppida ja selline ootus, et õpetaja poolt, et sa oled oodatud siia klassi, see kandub kindlasti üle ka kogu klassile. Et see on kõige alus. Piltidega raamatuke, et see on ka kogemusest tulnud, et on olnud lapsi, keda see aitab. Ta kindlasti ei aita kõiki ja kõigile ta ei sobi. Aga jah, tõesti on neid, kes ei räägi nii hästi. Siis on küll raske on see inglise keele õpetamine, kuna on neid, kes on väga ikkagi emakeele tasemel rääkivad inglise keelt, et siis peab mõtlema iga kord, et mis on see, mida teha tunnis, mis oleks kõigile nagu ühine ja siis oleks neile, kes on väga ütleme emakeele tasemel, et oleks piisavalt nagu väljakutse ja siis ka piisavalt nagu lihtne, et need, kes ei räägi väga hästi, saavad sellega hakkama. Et siis peabki mõtlema niimoodi, et on sellised ülesanded, mis on nagu rohkem avatud, et sinna saab, kui sul on oskused, sa panustad rohkem, kirjutad pikemalt, kirjutad paremini või siis kui sulle oskused ei ole nii palju, siis teed mingi elementaarise vastuse, et sellega saab ka hakkama. Et seda peab küll iga kord mõtlema. Ja kui ma kuulen meie matemaatikaõpetaja käest, et kuidas tema siis nendega, matemaatika ka üks nagu põhiaine, et kui tuleb just vanemasse klassi õpilane, kellel on ikkagi kas võib-olla ei saa öelda, et üldse ei oska, aga kellel on ikkagi see keeleoskus on ikka väga kehvake, siis tegelikult Elokai ütleb, et tema kasutab täiesti nagu kui vaja Google Translate'i, et kindlasti meil ei ole nagu sellist põhimõtet, et tulid siia kooli ja kõik olgu nüüd selle kooli õppekeeles, et kui ikkagi last nagu aitab see edasi sammukese, et sa võtad matemaatika ülesande sinna Google Translate'i ja paned, ma ei tea, mis iganes keelde, et seda tulebki võtta kui abivahendina, mitte sellena, et ma ei tea, et tulid siia ingliskeelne keele või keelekeskkonda ja nüüd ainult seda kasutame. Ja minu meelest ka Elokai on ka rääkinud, et ka koduseid töid, et nad vahepeal, näiteks kui vanemad aitavad kodus matemaatikat teha, et võib samuti esitada oma emakeeles ja siis ta omakorda nagu võtab mingi tõlkeprogrammi appi, et siis õpetajana aru saada. Nooremates klassides samamoodi saab seda Google Translate'i kasutada, aga siis õnneks on Google Translate'il olemas see nupp, kus sa saad volüümiga lasta selle ette mängida ja kui on tõesti väga kriitiline situatsioon või laps ei saa instruktsioonist aru, siis ka õpetajana selle digivahendite kasutamine on väga okei. Aga ma tahtsin veel lisada selle nooremate laste kohta seda, et kindlasti ei tööta see, et kui õpetaja soovib kõik tunnid teha õpiku järgi.
et mul on õpik ja ma lähen õpikust järjest, siis ma arvan, et see uue lapse jaoks on see tõesti väga suur väljakutse, et meie koolis seda ei tehta enam, ma ütlen, aastaid või kui üldse on kunagi tehtud ja ma arvan, et ka Eesti tavakoolis muutub see aina väiksemaks see osakaal, et ikkagi see üldõpetus võiks olla see, mis on nagu, mida rakendatakse kõigis koolides ja ongi, et tegelikult saab selle tunni üles ehitada vastavalt siis laste nõrkustele ja tugevustele ja samamoodi ka on minu meelest väga okei mõni tund üles ehitada vastavalt selle uue lapse tugevustele ja nõrkustele. Aga see nõuab õpetajalt väga suurt loovust ja väga suurt paindlikkust. Väga paindlik peab olema. Väga paindlik, et selline, et ma olen alati niimoodi teinud ja nüüd ma ei saa nii teha, siis see ongi niimoodi, et hästi suurt paindlikkust ja loovust, et kuidas seda õpieesmärki siis saavutada lähtuvalt sellest, mis õpilased klassis on, et kas nad on siis eesti lapsed või siis on ka mõni laps, kes ei kõnele eesti keelt. Et ongi just, et mida rohkem seda kogemust on ja seda lihtsamaks läheb, sest see valik, mida sa katsetanud oled ja proovinud, see on juba suur ja nende hulgast saab valida. Aga ma ütleks, et pärast 14 aastat ei ole mul olnud sellist aastat, kus ma tunnen, et ma ei pea kordagi uut lahendust leidma. Et see on ikkagi, ma tean, et mul on need lapsed nende oskustega, ma tean, et mul on vaja, et nad õpivad selle ära ja see, kuidas ma punktist A punkti B jõuan, et see on, ma ütleks, pigem selline loominguline protsess, et mis vahendid, mis tempos, mis on inglise keele osakaal või õppekeele osakaal, mis on, ma väga palju arvestan sellega, et milleks konkreetselt antud klassi lapsed võimelised on ja siis planeerin selle tunni ja kindlasti millest nad huvitatud on, et see ka. Ma tahtsin lisada selle ka nagu vanemate see kehtib ka noorematele, aga ütleme, et kuidas siis nende vanemate õpilastega alustada, kellel keelt veel ei ole, et meie vanemate õpilaste õpetajad on öelnud ka, et alati alustada sellest, mis on nagu talle lähemal, et näiteks kui ainealaselt teha mingisuguseid projekte või uurimusi nagu ma ei tea, algabki on ju õpilase pere, ma ei tea, tema riik, tema ajalugu, et midagi, mis on lähemal talle ja mida tal on nagu lihtsam teistele võib-olla esitleda ja endal ka lihtsam uurida, et projektidest, mis on nagu endale, õppesisu peaks algama nagu see minust nagu selline, kus õpilane, see uus õpilane tunneb, et tema on ekspert, et tema on nagu võrreldes ja see annab uuele õpilasele enesekindlust ja kindlasti. Ma lisaksin siia veel hästi olulise faktori, mis on perekond ja see, et õpetaja oleks siis lapsevanematega samal lainepikkusel, see on väga-väga oluline, see on oluline, ma arvan, igas klassis ja iga pere puhul, aga ma leian, et ta on isegi rohkem oluline, kui see klassiõpilane saabub kultuurikeskkonnast, mida õpetajana sa ei tunne. Ja ka lastevanemate ootused on hästi erinevad, et see, milline on üks normaalne kool, ütleme Eestis, Ameerikas, Hiinas, Austraalias või siis Nigeerias, on täiesti erinevad asjad. Ja selleks, et ja vahel õpetajana peabki minema väga ütleme detailidesse või isegi väga-väga peensusteni, et selgitada, et jah, et Eestis koolisüsteemis me teeme nii ja naa, et need ütleme vääriti mõistmised võivad tulla ka näiteks pere ja õpetaja vahel sellest, et nad ei ole samas infosüsteemis, et ja selle lahenduseks ongi suhtlemine, et rääkida, et kui näiteks on ka pere, kus on uus laps ja on võõrast kultuurikeskkonnast ja on näiteks tulnud signaalid lapsevanemate poolt,
midagi on valesti või millegiga ei olda väga rahul, siis julgelt võib paluda, et lapsevanemat, et tulla vestelda, et mis on tema ootused ja mis on tema arvamused. See ei tähenda, et õpetajal oleks kohustus teha täpselt nii, nagu nii-öelda see lapsevanem arvab ja harjunud on, aga lihtsalt selgitada nagu seda tausta, et mismoodi meie kultuurikeskkonnas asjad käivad ja jah, et seda on tulnud päris palju teha üle aastate, et lihtsalt selgitada, et miks me nii asju teeme ja kuidas me teeme. Mulle vist on see, et no kui meil on nii, et igal hommikul seisab keegi ukse peal 8:30 9:00, kui tunnid algavad ja tervitab õpilasi ja 2 päeva nädalas on minu päevad ja minu jaoks nagu selle 2 nädala eesmärk on see, et laps tuleb kooli territooriumile, ma ei tea, lehvitab vanemale ja tuleb rõõmsa näoga majja sisse ja ütleb võib-olla tere ka ja siis on minu meelest, minu jaoks on see nagu kõige olulisem, et ma näen, et ta tuleb nagu hea meelega siia. Seda ma võib-olla päris täpselt ei tea, mida ta juba oskab, aga ma näen, et ta tahab tulla ja võib-olla tal on juba mõni sõber, kellega ta koos tuleb. Et minu jaoks on nagu esimeste kuude eesmärk see ja vanem ka rõõmsalt lehvitab mulle vastu kuskil kaugelt. Nii et nagu laps on rõõmus ja lapsevanem on rõõmus, et siis see ongi hästi. Ma nõustun jah, et akadeemilised eesmärgid ei ole kindlasti, need võiks esimesteks kuudeks ütleme kõrvale heita. See ei tähenda, et akadeemilist arendamist ei toimu, et kindlasti toimub, aga see laps jõuab siis nii kaugele, kui ta jõuab. Aga just ka, et laps oleks rõõmus, kui ta tuleb kooli, laps oleks rõõmus, kui ta läheb ära koolist, et tal oleksid positiivsed sotsiaalsed suhted, ütleme õpetajatega, klassikaaslastega ja just ma olen nõus, et sama kehtib ka lapsevanemate kohta, et ka lapsevanem tunneks, et ta usaldab kooli, et ta saadab rahuliku südamega oma lapse kooli ja ta ei muretse, et kuidas tema laps, kes ei räägi seda õppekeelt, et kuidas ta hakkama saab ja kas ta nüüd kas tal tuleb väga hull päev või äkki midagi juhtub, et tal oleks niisugune positiivne kogemus olemas. Ja just ongi, ma arvan, see oluline, et asju selles järjekorras teha, et see ka välistab, ütleme, tulevased suuremad probleemid. Et ongi, et need sotsiaalsed suhted ja see heaolu peab olema paigas ja siis tulevad kõik muud asjad. Et Andreas rääkis kommunikatsioonist ja nende esimeste kuude jooksul kindlasti on oluline need esimesed kõige tähtsamad nagu fraasid ära õpetada, et keeleõppe tugi võiks seal olla nagu intensiivne, aga samas ei saa unustada, et on olemas on ju verbaalne kommunikatsioon ja mitteverbaalne, et seda tuleb ikkagi julgelt nagu seal esimestel kuudel kombineerida, et võib-olla tulevad need esimesed sõnad, aga ütleme, selline naeratus või kehakeel annab ka väga hästi palju informatsiooni õpetajale, et me ei saa ainult jääda õppekeelt mitteoskava lapse puhul nende sõnade taha, vaid me peame lugema nagu muudest asjadest ka, kuidas tal läheb. Ja võib-olla siin selle lugemisele aitab kaasa mitte ainult õpetaja või ma ei tea, koolijuht või lapsevanem, vaid kõik inimesed, kes selle lapsega töötavad. Et meil on sööklas töötab 2 inimest ja see annab tohutult palju informatsiooni, kui nad ütlevad, et kuule, ta ei ole täna mitte midagi söönud, mitu päeva ta juba, ta ei jooga. Et see ju mõjutab kõiki nagu lapsi või et ta sõi täna väga hästi. Ütleme siis teine ülejäänud kooli personal samuti, et tegelikult kõikidelt nagu tuleb see info, iga infokilluke on tähtis selle esimeste kuude jooksul. Ja üks asi veel, mis otseselt selle keeleoskustega seotud nii palju, aga osaliselt ikka on see, et meil on ikka neid, klassis on neid, kes on pikemalt koolis olnud, aastaid, 2, 3, 4, 5, 6 aasta olnud klassis ja nad võtavad väga hästi neid uusi õpilasi vastu. Ja tihti tekivad õpetajale nii palju vaja nagu seda, ütleme, toetamist nagu klassiruumi väljapoole, kuna on neid õpilasi, kes võtavad, hoolitsevad, jooksevad, tulevad õpetaja juurde, et nüüd me ei saa temast aru, ta tahab midagi, tulevad, selgitavad, tõlkivad
ja et need on ikkagi, see on väga tore vaadata seda, et igas klassis on neid paar õpilast, kes on iseloomu pärast või kes on nii pikalt olnud juba koolis, et nad teevad, kuidas asjad käivad ja nad võtavad need uued inimesed ja vist hoolitsevad nendest. See klassis on selline õhk on loodud, et uus on nagu noh, et nad toetavad uut inimest või uut last. Et see on siis ütleme, see on lapse vastuvõtmise üks etapp, et ma nendest eelnevatest etappidest nagu kergelt rääkisin, et kõigepealt on siis meili teel suhtlus, siis on selline perevestlus ja kui laps on kohale jõudnud, siis vanemad tulevad kooliaastat sissejuhatavale päevale, mida meie nimetame, ma ei tea, orientatsioonipäev või orientation day. Ja kõik vanemad selle perevestluse käigus saavad teada, et umbes 3–4 nädalat me rakendame koolis vaatlusperioodi, mille käigus me hästi tähelepanelikult jälgime last, et kuidas tal läheb, vahetame informatsiooni õpetajate vahel. Selle aja jooksul toimub kindlasti vähemalt üks selline ümarlaud, kuhu ja selle mõte on siis see, et kõik inimesed, kes selle lapsega töötavad, annavad oma sisendi ja siis saadakse kokku ja räägitakse siis sellises ümarlaua vormis, et kas see konkreetne grupp või see konkreetne, ma ei tea, programm, õppekava on lapsele sobilik. Vaatlusperioodi esimene faas olekski märkamine, kus inimesed, kes lapsega töötavad, panevad hästi tähele, kuidas tal koolis läheb. Ja selle märkamise faasi lõpuks omavahel vahetatakse infot ja tuleb kokku selline väike ümarlaud, kus siis lepitakse kokku edasised sammud, kuidas me last saame paremini toetada. Ja sinna siis oma sisendi annavad lapsevanemad, et siis me juba nagu kaardistame, et mida me saaksime teha. Lapsevanemad, õpetajad, lapsega töötavad teised spetsialistid. Ja siis lepime ka kokku, et kas on vaja mingisugust tuge või kas on vaja kuidagi sekkuda sellesse kohanemisperioodi. Kas on vaja näiteks, ma ei tea, kaasata eripedagoog, kas on vaja kutsuda kokku veel ümarlaudu lapsevanema ja õpetajate vahel, kas on vaja lisa eesti keele tunde näiteks või siis meie koolis lisa inglise keele tunde, kas on vaja mingit näiteks hoopis leida abiõpetaja sellele lapsele, et see siis oleks selline nagu sekkumise faas, et kus me räägime läbi, mida me kasutame ja kuidas. No kindlasti väiksemates klassides on ka probleemiks füüsilised konfliktid. Et kui tuleb, ja ma arvan, et see tõesti on igas koolis, ja ütleme, et kui tuleb uus laps, kellel puudub ühine suhtluskeel oma eakaaslastega, siis lihtsalt selle lapse ärevustase on hästi-hästi kõrge ja väga tihti jääbki, võib-olla mängusituatsioonis teiste lastega, nad ei suuda, nad ei valda ühist keelt, tekib mingisugune, keegi kogemata natuke lükkab liiga palju ja siis sellest võib tulla suuremat sorti rüselus. Ja loomulikult ega selline situatsioon on, ma arvan, tõesti igas koolis olemas, vähemalt üks. Aga õnnelik ei ole selle üle keegi, ei ole õpetaja, ei ole koolijuht, ei ole ükski lapsevanem. Et kuidas siis toetada neid lapsi, et seda tulevikus ei juhtuks, ongi, et sellisel juhul me kindlasti kaasame nõustaja või meie kooli nõustaja ja kindlasti ka lapsevanemad. Et esmalt kas või välja selgitada, et mis juhtus või mis on see päästik, miks see situatsioon lõppes füüsilise vägivallaga siis. Ja kui meil on teada põhjus, siis on juba lihtsam seda lahendust leida, et ega ühtset lahendust ei olegi, et lahendus tulebki vastavalt siis sellele, et mis seda põhjustas, et võib-olla sellel lapsel lihtsalt on, ta ei teadnud, mida muud teha, et anda sellele lapsele uus lahendus, et näiteks, et leia üles õpetaja või midagi muud, et kui sa, et õpetada selgeks mingid või anda mingid teised variandid selleks näiteks.
et just nimelt, et see erisus ongi, et see stressitase, ma arvan, on nendel uutel lastel hästi-hästi kõrge ja sellega peab õpetajana arvestama, et kindlasti jällegi paindlikkus, et mõista seda last, et see võib-olla tõesti, et sellel lapsel on sotsiaalseid konflikte omajagu, aga see ei jää igavesti niimoodi, et kui ta omandab keele, ta saab omale head sõbrad, siis need probleemid lahenduvad, aga jah, aga kindlasti, et arvestada õpetajana sellega, et selle lapse stressitase on suurem ja eks on stressiga toimetuleku mehhanismid on siis tardu või jookse ära või ründa, ja lapsed reageerivadki erinevalt, kes siis ründab ja kes tardub ja kes jookseb ära ja õpetaja perspektiivist on väga oluline, et sa nagu ise jookse ära sellest, sa võtad need asjad ette, probleemid, konfliktid, lahendad kõik suhted vanematega, suhted lastega, et see peab nagu kui sa ei tegele sellega kohe, siis ta lihtsalt kipub nagu korduma. Ja üks asi on ka see, et kuidas vanemad suhtuvad, et seda on ka juhtunud, et kui lapsel on raske, õpilasel on raske akadeemilisest või sotsiaalsest, siis vanemad arvavad, et peab koolist ära olema palju, et siis võetakse nagu täna ei tule jälle kooli, jälle erinevaid koduseid põhjuseid või mingi väiksed, enne seda koroonat oli mingi väike nohu, siis laps on pikalt ära. Lihtsalt sellepärast, et kuna tal on natuke halb või mingi neid probleemi koolis, millegi asjadega, et siis see lahendus on see, et ta on koolist ära. Et see küll ei tööta, et siis lihtsalt need asjad ei saa korda. Et see peab nendega peab lihtsalt tegelema, peab suhtlema vanematega palju ja see ei ole kunagi lahendus, et sa nagu mõtled, okei, me tegeleme sellega siis hiljem või kunagi teiste või et las nüüd, et me ei tegele selle konfliktiga või me ei räägi sellest, et lähme lihtsalt nagu edasi, nagu midagi ei oleks juhtunud. Et see ei kunagi tööta, et peab ikkagi sekkuma ja tegelema ja ma arvan, et õpetaja seisukohast on ka hästi oluline mõista, et kui selle lapsega, ükskõik millise lapsega sinu klassis midagi juhtub, et sa ei saa võtta seda isiklikult, et see ei ole sinu süü ja see ei ole sinu vastutada ja sul ei pea olema lahendus. Kui sul on, see on väga hästi, aga nagu Andreas ütleski, et sa märkad probleemi, sa arutad seda töökaaslastega, sa arutad vanematega, mis iganes, kas see on sotsiaalne probleem, akadeemiline probleem ja sa kogud erinevaid lahendusvõimalusi, et kas või lapsevanema käest küsida, et mis te arvate, et mis teie lapse puhul kõige paremini toimiks. Et võib-olla ongi see, et ka õpetajana just nimelt, et ei maksa nagu ära joosta selle probleemi eest, et sul ja vahel ongi nii, et sul ei olegi head lahendust, et sa arvad, et see on võib-olla hea lahendus ja sa liigud sinna suunas, aga siis poolel teel tuleb välja, et ei ole hea ja siis sa pead jälle ümber kalkuleerima, et õpetaja õlult see ära võtta, et sul ei pea olema valmis lahendusi igale probleemile, et neid lihtsalt ei ole, aga see ei tähenda, et probleeme ei peaks nagu märkama või nendega tegelema. Jaa, et minu meelest hästi oluline on see, et peab koos nagu aeg-ajalt uuesti läbi mõtlema, et miks me siin oleme, mis on see asi, mida me siin teeme, mida me tahame luua, nagu millist kooli me tahame teha, et sellist ühist visiooni meelde tuletada ja sellist ühist hingamist saada. Ja meil on siis tavaks nii, et vähemalt kord aastas jõulude paiku me siis teeme sellise õpetajate väljasõidu kuhugi loomingulisse kohta, ma ei tea, loodusesse või sellisesse kohta, mis nagu paneb natuke nii-öelda mis viib mõtted nagu voolama, et teeme sellise visiooni ma ei tea, seminarid või visiooni ühised loomised ja läbimõtlemise koosolekud, et see on siis vähemalt kord aastas ja sealt me siis saame kõik nagu jõustatud, et see on nagu see kool ja sellisel viisil ja sellisel, ma ei tea, metoodikal on see, mida me tegelikult nagu ka õpetajatena inimestena tahame teha. Kindlasti teine asi on väga praktiline pool, et õpetajad vajavad aega piisavalt selleks, et planeerida ja et ühiselt, koostööiselt planeerida. Selleks on meil siis iganädalaselt ette nähtud tund aega
ja see on tööpäeva sees, me oleme korraldanud selle niimoodi, et noh, meie koolis on söögivahetund tund aega pikk ja lapsed söövad, lähevad õue mängima ja siis sellel ajal ei ole mitte õpetajad, vaid teised koolitöötajad, kes siis lastel kord nädalas silma peal hoiavad, kui nad õues vahetunnis on, et õpetajad saaksid normaalsel töö ajal, kui nagu aju veel töötab, koos istuda ja koos planeerida, mis meie lastele oleks kõige parem. Hästi oluline on see, et õpetaja ei tunneks, et ta on üksi, et ta tunneks, et tal on taga kolleegid, et tal on nagu meeskond ja juhtkond on nagu tema selja taga. Ja minu meelest, mida ma alguses rääkisin, see visiooni nagu taas leidmise kokkusaamised on hästi olulised selle jaoks, et nagu õpetaja tunneb, et ta ei tee seda kooli või ta ei õpeta neid õpilasi kuidagi üksikult, vaid me teeme seda ühiselt, meil on ühine eesmärk, ühine nägemus, mida me tahame teha. Üksi jäämise mõttes veel ka see, et kõikidel meie õpetajatel on võimalus kasutada kooli nõustaja abi, kas siis ma ei tea, nendest kui õpetajate probleemide korral, mingi ka isiklike, ma ei tea, küsimuste korral, et mingite väärtuskonfliktide korral, et sellist koolinõustaja teenust saab kasutada kooli juures. Tegelikult on jah, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi vahepealne inimene, kes ei ole siis kes ei lähene jah, nagu selliselt nagu väga nagu psühholoogi meetoditega, aga samas ta ei ole ka sotsiaalpedagoog selles mõttes, et ta tegeleb ma ei tea, mingite sotsiaalsete küsimustega koolis või klassis, vaid meil on leitud inimene, kes meile nagu suurepäraselt sobib ja tema ongi nagu nõustaja, kes kuulab, natuke õpetab lastele erinevaid võtteid, kuidas, ma ei tea, peegeldada emotsioone, kuidas stressirohketes olukordades hakkama saada. Ta on leidnud väga hea kontakti peredega, et selline üks inimene, kes tegelikult täidab nagu hästi palju erinevaid, mitte rolle, aga ütleme erinevaid ülesandeid või tegeleb paljude erinevate asjadega. Et mitte ainult nagu psühholoogi vaate või sotsiaalpedagoog, vaid tõesti nagu jah, nõustaja nõustab. Miks õpetajate vaheline koostöö ja juhtkonna vaheline, tugipersonali vaheline koostöö on oluline? Ma alati mõtlen selle peale, kuidas meie matemaatikaõpetaja on öelnud, et koos tehes tuleb igal juhul parem asi välja. Ja tegelikult sellest me nagu lähtumegi, et üksi saab ka asju teha ja saab päris hästi teha, aga igal juhul asi on või mingid probleemid, küsimused, eesmärgid, mida me koos läbi arutame, igal juhul see tulemus on väga palju parem ja see on õpetajal teeb töö lihtsamaks ja kindlasti ta toetab last palju paremini.